Ma sain üks päev huvitava küsimuse, et kas me ei peaks oma partnerit armastama sellisena, nagu ta on. Ja sellele ei saa nagu ühe sõnaga vastata, et jah, muidugi või kindlasti mitte. Kui sa suudad teda armastada sellisena, nagu ta on, siis on väga tore. Aga kui ei suuda, siis kõigepealt mõtle, et millised ootused sa oled talle seadnud, millised eeldused sul on tekkinud raamatutest, filmidest, oma vanematest, oma ringkonnast, kellega sa suhtled. Et sa vaatad kuskil ringi, sa näed, mis sulle meeldib, lapsena sulle loetud muinasjutte on ju, Tuhka-Triinust ja printsist ja üldse vaestest tüdrukutest, kelle printsid kuskilt leiavad ja üles korjavad. Et mõtle, kui palju sul on neid eeldusi sellele, milline üks suhe peab olema ja kuidas sind peaks keegi armastama. Nii et kui palju ruumi nende eelduste kõrval on vabadusele olla selline, nagu inimene päriselt on. Ja kui palju sa üldse teadsid, milline su partner päriselt on, enne kui sa talle seda lubasid, et ma armastan sind sellisena, nagu sa oled. Ma arvan, et sa teadsid ainult mingisugust murdosa temast. Seda, mis see armumise aeg on, aasta-poolteist suhte algusest. See periood. Ja sellel ajal me saamegi öelda selliseid asju, sest me näeme kõige paremat osa sellest inimesest. Aga mina arvan, et sa ei pea teda armastama just sellisena, nagu ta on. Ja 100% kõigi tema vigadega, sest et seal puudub motivatsioon arenguks. Tal ei ole vaja midagi siis muuta, kui ta ütleb, et aga sa pead mind armastama sellisena, nagu ma olen. Vanemad peavad oma lapsi armastama sellisena, nagu nad on. Ja ka see ei tähenda, et nad aktsepteeriks igasugust käitumist. Seal on samamoodi, et ma küll armastan sind, aga see käitumine ei ole okei. Ja nüüd me teeme sellega tööd, et sa, ma ei tea, lõpetaksid söögilauas pluristamise või innetute sõnade ütlemise. Nii et armastamine ei tähenda seda, et käitumine võib olla ükskõik milline. Aga ma arvan, ta ise peaks ennast armastama sellisena, nagu ta on, ja sina ennast ka. Ja selle eeldus on see, et sa tunned seda päris ennast, kes sa siis oled, seda, kes on vaba nendest eeldustest ja ootustest, sellest programmeeringust, mis on tegelikult päris suur töö iseendaga enda sisse vaadata ja näha, et kus ma olen programmeeritud, kus ma kasutan kellegi teise mõtteid ja kellegi teise uskumusi. Aga kui sa suudad ennast sellest vabaks teha, siis on sul palju lihtsam ennast armastada ja temal sind ja sinul teda samamoodi. Et kui te mõlemad olete päriselt vabaks saanud, siis tasub seda küsimust uuesti küsida. Et siis proovi uuesti vaata, kas sa suudad teda armastada sellisena, nagu ta on.